no see on nüüd jälle sarjast Euroopa, ma olen lihtsalt alustuseks peab ütlema seda, et oleks arusaadav, et mulle meeldib Euroopa Liit, mul ei ole selle vastu midagi, aga ma olen väga skeptiline teatud arengute suhtes, eriti mis puudutab seda õiguskeskkonda ja julgeolekumaailma, et õnneks seni on aluslepingus ikkagi sees, et riigi julgeolek on riigi suveräänsuse küsimuseks, on ju. Et ma arvan, et selle andmekaitse selline, isegi julgeks öelda selline pooleldi vägivaldne peale surumine liikmesriikidele sellisel viisil hakkab perspektiivis kahjustama riigi julgeoleku tagamist. Et see läheb väga kalliks, see läheb bürokraatlikuks, me teeme mõttetult palju tööd, et neid andmeid saada. Et võt see on nagu see negatiivne pool Euroopa Liidust, et see on muutunud minu meelest nagu selliseks pseudoreligiooniks andmekaitse. Ja minu vastuargument just sellele on see, et kui inimesed ise nagu analüüsiksid, mida nad oma kuskile sotsiaalvõrgustikku üles panevad, siis et mis andmekaitsest me räägime, eks on ju, mõned panevad minutilise täpsusega üles andmeid kuskile, ma olen siin jõusaalis, ma olen kohvikus, ma olen siin, ma olen seal, eks on ju. Et ma ei ütle seda, et andmekaitset ei peaks üldse olema, loomulikult privaatsus on oluline teema, aga minu meelest sellega asi läheb nagu rappa minu arvates, et see on muutunud mingiks asjaks iseeneses.